Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sari jätkus hooaja eelviimase osavõistlusega, kui Pärnumaal vändati 20. korda Jõulumäe rattamaraton. Imelises spordibaasis on rattamaratone eest vedanud ikka kohalikud mehed Püha Loomaaia rattaklubist. Terve sarja baasidee ongi, et korraldajad on kohalikud klubid, kes tunnevad olusid ja võimalusi kõige paremini. Seeläbi sünnivad ka suurepärased rattasõiduelamused. Lisaks tasub meeles pidada, et võistlustel osalemisega toetate rattasporti just nimelt selles piirkonnas. Siinsel rattamaratonil on eluiga mõned aastad rohkem kui rattasarjal. Traditsiooniliselt on see ikka toimunud suve lõpus või sügise alguses. Siinsed imelised männimetsad on aastate jooksul näinud vägevaid võidusõite ja rahvamassist pakitsevaid starte. Ka täna on ühine stardiminek vägev tunne nii sõitjatele kui ka kaasaelajatele. Ka ilm soosis seekordset ettevõtmist. Kui hommikupoolikul natukene siin-seal tibutas ja ajas pilvi üles, siis startide ajaks tuli päike välja ja soojendas õhku suisa suviselt. Maha märgitud trass oli kuiv ja hästi ettevalmistatud. Peab meeles pidama, et erinevaid lähteid möödunud aastatega võrreldes on rohkem. Suisa 3, seepärast jaotuvad ka osalejad enam laiali. Esimese 60-kilomeetrise GP-sõidu starti praegu pildis näetegi. Lisaks võisteldi veel Gardena maratoni ja Jettoili poolmaratoni distantsil. Neile lisandusid veel enne lõunal Põltsamaa lastesõidud. Seega võib päris tõsiselt öelda, et sõltumata vanusest, kui jaksad pedaale vändata, oled oodatud avastama erinevaid imelisi metsaradu ja looduslikke paike. Hawaii Express Estonian Cup jõuab hooaja jooksul sisuliselt kõikidesse Eestimaa erinurkadesse, mis tõttu on siin ka suur vaheldusrikkus. Ja mitte vähetähtis pole asjaolu, et siinsetel sõitudel on kohal ka meie eliitratturid, kellega kõik harrastajad saavad mõõtu võtta. Juba teisel kilomeetril oli Küüslaugu festivali vahefiniš, mille võitis 20-sekundilise eduga Gert Jõeäär. Talle järgnesid Ivo Suur, Raido Saar ja viimases kurvis väikse vea teinud Eesti rattaspordi tulevikumees Madis Mihkels. Jõeäär oli Küüslaugu festivali vahefinišide arvestuse liidrisärgi hooaja kokkuvõttes juba varem kindlustanud. Siiski ei olnud see otsustav äraminek. Liiga vara ta ootas gruppi järgi ning koos sõtkuti pedaale liivastel metsaradadel peagi viiekesi. Siiski, Sissimäe finišisse võistluskeskuse külje all tuli mullune ja tunamullune sarja üldvõitja Jõeäär 1,5-minutilise eduga. Ta oli edukalt rünnanud, sest tänane võit tähendaks ka sarja üldvõitu. Jälitavas grupis toimusid aga isiku koosseisu osas muudatused. 7-meheline seltskond tuli üle joone järjekorras Kaspar Austa, Raplas võidutsenud Peeter Tarvis, Toomas Lepik, Madis Mihkels, Raido Saar, Ivo Suur ja Josten Vaidem. Jõeääre võidutsemine mäefinišis tähendas ühtlasi ka selle arvestuse üldvõitu terve hooaja lõikes. Como Veloplussi meeskonna liider Jõeäär jätkas soolosõitu ning vahe jälitajatega püsis stabiilne. Finišis võitjas kahtlust ei olnud. Just sel moel tuli siin sarjas 3. võit järjest. See tähendas talle ka 3. järjestikust sarja üldvõitu ning seda, et talle kuuluvad hooaja kokkuvõttes ka 3 erinevat liidrisärki. Ühtlasi tõusis ta 3. sarja üldvõidu trofeede poolest. Ta jättis selja taha 2 võiduga Alges Maasikmetsa, kuid ette jäid 4 võiduga Allan Oras ja 6 võiduga Kaspar Austa. Väga uhke tunne, et olen suutnud niimoodi siin 3. aastat järjest üldvõidu võtta, et üks sõit on veel, aga vist
vist peaks olema kindel, et ja jah, et no eks näis, kas tuleb 4. ka ja vaatame. No päris uhke, kui veel üks aasta see sinu nägu seal stardipuu peal on, eks ole? Ei, muidugi jah, et see annab lisamotivatsiooni, et kui niimoodi. Aga ütle mulle lühidalt, et mis on see sinu edu saladus olnud, et mille pealt need tänavuse aasta võidud on tulnud? Noh, et kuna maastikusõidud, maratonid on üks lõbusamad osad sinna üldse rattasõidust, et siis lihtne on ennast motiveerida ja siin iga nädalavahetus hea soos olla, et kui meeldib, siis tuleb kergelt. Ja just seesama vanameister Austa näitas, et sprindijalga tal endiselt jätkub. Tihedas lõpujoone võitluses võitis ta 2. koha Ivo Suure ees. Naistest võidutses äsja Kanada olümpiakrossi MM-ilt U23 vanuseklassi 13. kohaga naasnud Mari-Liis Mõttus, teine oli Liisa Eerberg, 3. Janelle Uibokand. Subaru naiste roosas liidrisärgis jätkab Merili Sirvel. Kardena maratoni võitis Joosep Mesi, ent liidrisärgis läheb viimasele etapile vastu siiski Rene Kübar. Jettoili poolmaratonil triumfeeris Virgo Mitt. Linda Lentsment näitas taas koha kätte nii poistele kui tüdrukutele, kui alistas kõik konkurendid Põltsamaa lastesõitudel kuni 10-aastaste seas. Tema selja taga finišeeris poiste esikolmik järjekorras Hardi Grünberg, Oskar Lemlo ja Georg Salupuu. Ei tea, kas seal punkti arvestuses ka miskit muutub. Jõulumäe tervisespordikeskust ümbritsevad maagilised metsad ja rattamaratoniks justkui loodud metsateed imevad end oma maagiarüppe. Siin on vaadata ja nautida palju, nagu finišijuttudestki selgub. Lihtsalt see, et äge loodus on ja mõnus rada ja mõnus päev selline sõpradega. On see Jõulumäe kuidagi eriline ka? Oi, minu jaoks on see number 1, kõige ägedam rada üldse, minu arust. Miks siis? No loodus ja kõik see, sellist teist rada ei ole minu teada. Ma ei tea, et oleks. Rada on ju tegelikult päris raske, aga naeratus on küll näol, ma näen. No muidugi on kõva vendal on lihtsalt, selle võrrast. Aga millest siis kõvaks ennast teeb? Miks sa julged nii öelda? No jõudsin lõpuni, see juba näitab. Ta alati pakub head emotsiooni, nii et hoolimata kukkumistest ja muust. Kuidas siis see rada oli? Oli nii raske, et tuli ka kukkumise ette või? Ütleme nii, et kiire oli, sellepärast oli. Et oli üks väga sükene korralik jõnks, mida ei näinud, aga pole hullu. Teinekord jälle, et õige. Hoolimata tagasilöökidest on nägu naerul, ma näen. Ja, aga see on emotsioon, nii et... Oskad kirjeldada ka, et mis emotsioon see on ja millest see tekib? No, eks süke adrenaliin, sa saad metsa, ma ei tea, see on kõik väga positiivne ja selline rajal teised ratturid elavad kaasa ja väga kihvt. Korraldus on ju juba viimaste aastatega nii palju heaks läinud, et kuskilt norida enam ei ole. Kõik tähistused, kõik toidupunktid, kõik on nii hästi pandud, et kuskil eksimist ei ole, kõik nooled on väljas, mis sa veel tahad? Ilma ilus. No aga mis teid siis rattalenksiu taha toob neid sõite sõitma? No ikka see, et kui tervis jukerdab, siis tuleb anda juurde. Et liikumist ei tohi katkestada, hoolimata kõigest. No ma vaatan, et vormi järgi peaks ju nagu ometi kohalik mees peaaegu et olema ja nagu olusid tundma. Kohalik mees olin ma viimati 2 aastat tagasi. Praegust peale seda rada ma üldse kahtlen, kas ma midagi enam olen. Ei ole lihtne see asi. No mis siis selle raskeks tegi? Sealt algus oli väga hoogsalt lendasin peale ja siis tuli paar tõusu ja peale seda enam hoogu ei olnud. Ja siis pole väga trenniga teinud ja kõik need asjad kokku, et ei ole ikka see.
no aga siitkandi mehena ikkagi, et on see Jõulumäe rada siis kuidagi südamelähedasem ka või? Muidugi on, iga kurv oli tuttav, tuli igal pool meelde, kus on kunagi kukutud saadud ja ikka väga-väga tore koht on, aga raske. Rada oli luks, väga mõnus, algus oli see purakad ja siis lõpus jalga oli see veel pulsi 180 peal vaid kuni lõpuni, et väga lahe. No ühesõnaga ikka päris siuke korralik müttamine. Ei, vinge. No mis selle vingeks tegi siis? Kõik, ilm, üldse Jõulumägi on üks lemmikumaid, ja täna nii palju rahvast, et noh, mis sa veel paremat oskad tahta, et ja lõppu muidugi külm õlu, et noh, see on rusikas silmaauku, et väga viis. Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja hooaeg läheneb kulminatsioonile. Sõita on jäänud vaid üks etapp. Rattad pannakse viimast korda joonele 28. septembril Saaremaal, kui ette võetakse 9. Karujärve rattamaraton. Nädal varem toimub ka traditsiooniline matkasõit. Info ja registreerimine veebiaadressil estoniancup.ee. Kohtumiseni!